Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin näojooga treener Kaidi Hunt. Tere tulemast, Kaidi! Tere ja väga suur rõõm on siin olla ja aitäh kutsumast. Rõõm on ka meiega. Minul tekkis selline küsimus, et osad inimesed näevad oma east nooremad välja. Mis on selle põhjus, et ilmselt on neil mingi salanipp tagataskus. Aga ennem kui me selle põletava probleemi juurde läheme, ma küsin sinult, et kuidas sinust sai näojooga treener, kaua sa oled seda praktiseerinud ja mida sa selleks oled õppinud? Minust sai näojooga treener umbes 4,5 aastat tagasi ja põhjuseks oli see, et ma vaatasin tegelikult lihtsalt peeglisse ja see, mis sealt vastu vaatas, see ei meeldinud mulle ja hakkasin siis otsima alternatiive, et mida siis teha, kuna ma olen põhimõtteliselt süstimise ja selliste imelike sekkumiste vastu, siis et otsisin siis selliseid looduslikke või loomulikke lahendusi. Ja nagu eestlasele ikka kombeks, siis kõigepealt võtsin lahti YouTube'i, olin kuulnud, et on olemas näojooga, et hakkasin siis endale igasuguseid videosid sealt otsima ja alla laadima. Ja mida rohkem otsisin, seda segasemaks see pilt tegelikult läks. Ja ausalt öeldes ma ei saanud mitte midagi aru, mida ma tegema pean. Jah, mida need inimesed siis peavad tegema. Just, ja üldse väga keeruline oli tegelikult sealt surfata ja siis saatuse tahtel sattusin ma treenerite õppe peale. Ja siis oli mul veel valida 2 erinevat varianti. Et üks on selline kuulus näojooga treenerite õpetaja on Fumiko Manasiat, aga mina valisin välja Inglismaal elava Danielle Collinsi. Ja põhjuseks just see, et esiteks ta niimoodi energia poolest meeldis mulle ja ma teen nüüd nalja muidugi, et ma ise ei ole päriselt ühtegi kortsus asiaati näinud kunagi ja me lihtsalt oleme anatoomiliselt sarnasemad ja tüübilt sarnasemad inglastega. Tema on inglane, jah? Tema on inglane, jah, just. Ja läbisin väljaõppe, treenerite väljaõppe ja oman rahvusvahelist näojooga treeneri litsentsi. Siia ütleks nüüd aga. Just, ja jõuangi selle küsimuse esimese pooleni. Et alguses ma alustasin selle harjutuste tegemisega, väga hästi toimis, ilusti nägin, kuidas kõik tursed vähenesid, kortsukesed läksid siledamaks ja tõesti oli näha, aga mingid kortsud jäid. Ja siis ma hakkasin seda põhjust otsima, et kus see tuleb, et see ei ole tegelikult päris niimoodi loomupärane, et miks meil need kortsud on. Hakkasin siis uurima läbi Hiina meditsiinivaate, energiameditsiinivaate, siis väga istusin Hiina raamatus erinevatel kursustel ja jõudsin järeldusele, et tegelikult me peaks olema oma kortsukeste eest üleüldse tänulikud. Et need näitavad... Seda nüüd küll mitte. Ja just nimelt, sest et need näitavad meie tervise seisundit. Et kõik, mis kajastub meie organismis, mis on valesti, see kajastub näos. Ja ütlekski, et mittegi mõni inimene ei näe noorem välja, vaid mõni inimene näeb lihtsalt vanem välja, sest ta tervis paistab lihtsalt näost välja. Et hoopis mina vaataks hoopis seda pidi seda. Et kõik näevad vastavalt eale välja, ainult et mõned näevad vanemad välja. Nii, mida nemad siis valesti teevad? Väga suur mõju on kindlasti meie elustiilil. Stress, see on number 1 alati. Et kui oled stressis, siis kõigepealt me ju ei söö korralikult, me ei maga korralikult ja see siis hakkab rulluma. Sealt tulevad igasugused tervisehädad ja kindlasti unustatakse ka vett juua, et kõik see kajastub meie näos. Meie täna ei unusta, meil on siin mõlemal. Tassis vesi. Ja just vesi. Ja soe vesi mingil põhjusel. Ja just. Et soe vesi on esiteks kehal maos, meil ei ole keeduspiraali.
ta ei lase seda vett enne edasi, kui see magu on selle vee üles soojendanud. Nii et tegelikult, kui meil on janu, siis keha on juba ammu veepuuduses. Ja kui me vaatame inimest, ütleme, hakkame varvastest vaatama, siis kuskil rinnuni oleme me vesi. Ja siis ülejäänud siis kuskil 70%, ülejäänud 30% on siis kõik see aines, millega seda vett koos hoitakse. Ka meie juuksed on vesi. Ka süda on 70% vesi. Ja rääkimata teistest organitest, aju on vesi, kõik on vesi. Ja keha karjub appi juba ammu, et seda vett on liiga vähe su kehas. Seda tegelikult ei ole päris niimoodi üks ühele, aga on siis välja käidud selline nagu number, et inimesed üldse aru saaks, et mis see miinimum veekogus on, et peaks siis oma kehakaalu võtma ja selle korrutama siis 0,3-ga, siis saab selle miinimumi, mida tuleks päeval ära juua. Aga mis see siis on? Ütleme, kui mina olen 55 kilo, siis korruta see 0,3-ga, ehk siis ma ei mäleta, palju see matemaatika pole kõige tugevam küll, aga ta jääb midagi 1,7 liitrit umbes. Aga mina joon kindlasti rohkem, sest et oleneb hästi palju ka elustiilist, mida me teeme ja mida me sööme. Kui me toidulaud on väga kuiv, siis me vajab ju veel rohkem vett. Ma mõtlesin, et äkki käib see toidus olev vesi ka sinna hulka, aga ei käi. No ta nagu mingil määral käib, et kui sa seal ikkagi suppe sööd, et siis ta käib, aga tegelikult ei ole see päris see sama, et keha vajab tegelikult sellist puhast vett. Ideaalis võiks see vesi olla kergelt aluseline, ehk siis kergelt soolane. Sest et meie rakuvedelikud on kergelt soolased, aluselised, mineraalide rikkad, nii et võt keha tahabki seda. Kui me higistame, siis me higistame just nimelt neid mineraale põhiliselt välja, eks, et soolane nigi ju. Aga ütles kiiresti, kus ma seda aluselist vett saan? No kõige lihtsam variant on kas siis panna sidrunit vette või siis parem oleks panna siis näiteks 4 soola segu on olemas, mineraalid erinevad siis tilkadena on olemas, et need on poes olemas, aga kõige lihtsam viis on, et panna tavalist, ütleme, Himalaia soola enda vee sisse. See 4 soola segu, see on seal Himalaia soola kõrval riiulis või see on kuskil? Tegelikult looduspoes tasub vaadata, et need on jah spetsiaalsed, mineraale oleks vaja organismile, et siis, aga seal ka ei tasu üle doseerida, et ta on natukene paned sinna. Liigne sool on ka kahjulik. Ja, selles mõttes muidugi on, et peab nagu ära tunnetama selle, aga jah, aga kõige tähtsam, et kui sul see vesi ei maitse, siis aga peaasi, et sa jood vett, sest et see kajastub täiesti näos. Vot sealt tulevad näiteks kortsud. Number 1. Veepuudusest, ja. Millised kortsud tulevad veepuudusest? Just sellised peenikesed kortsud, ütleme, ja siis teine, mis siis veel. Aga milliseid peenikesi kortse sa mõtled nimelt? Ütleme naha pealt, hästi peenikesed on niimoodi, et kui sa vaatad inimesele otsa, sa näed, tal on hästi palju väikseid kortsukesi. Ja teine, mis on veepuuduse tunnuseks, on siis tursed. Sest et keha ajab ennast tursesse, ta tekitab sellise kaameliküüru efekti, et ta igaks juhust talletab endale, sest et kui südame jaoks ei piisa, siis me lihtsalt sureme ära. Ellujäämiseks vajalik ja siis ta teab, et me ei anna vett piisavalt ja siis hakkab ta seda hoidma meie kehas igaks juhuks. Nii et see on väga tähtis. Aga on tehtud ka uuring siis, et kuidas ütleme, teesoe vesi seedib meil ära umbes 45 minutiga, siis toasoe 1,5 tundi ja jääkülm vesi, kui ta üldse jõuab kuhugi, siis selleks läheb 3 tundi. Nii et see on ääretult oluline, et ei oleks 3 tundi vee näljas. Ja teiseks, kui ta seal magu hakkab seda vett soojendama, siis ta soojendab ka neid teisi organeid seal kõrval, nii et süda on seal väga lähedal, nii et kellel on südamega probleeme, siis see on ohtlik. Ühesõnaga peaaegu keeb vesi? Teesoe, selline mõnus on kehatemperatuuril. Minu meelest see teesoe on kõigile lihtsam aru saada. Ei, mina kujutan ette, et ma valan keeva vee tassi ja siis siis ta juba natuke jahtub ja siis jongi. See, mida juua saad, et selline nagu kehatemperatuuril ja võid täitsa katsetada ja kui hakkad jooma sellist soojemat vett, siis näed, et tursed kaovad ära.
et kohe palju parem nad välja. Silmaprobleemid on tihtipeale, et kellel on silmad paistes, on tihtipeale just veepuudusest, sest tundub vastupidi, et siis peaks vähem vett jooma, aga ei, vastupidi. No, hoopis teistpidi on kõik. Ja just, ta hakkab salvestama ja näitama siis, et oot näed, et vett on liiga vähe, et no ongi, nägu on nagu kaart ja me peame olema tänulikud oma, ütleme, sellisele korrapäratustele. Nii et jah. Nii et me jõudsimegi sinna, et asi ei ole nii lihtne, et ma lähen peegli ette ja hakkan mingeid liigutusi tegema oma näos, vaid mul peavad olema eelteadmised. Ja no selles mõttes, et need on nii loomulikud asjad. Me peame piisavalt vett jooma, me peame toituma tervislikult, otseses mõttes. Ilutoit on köögivili, juurvili, köögivili, sealt tuleb ilu. Sa võid panna kõiki maailma parimaid kreeme ja teha kõiki maailma näojooga harjutusi, aga kui toitumine paigas ei ole, siis seda ilu ei tule. Kui palju juurvilja ja köögivilja siis? Täitsa tasub seda toidupüramiidi vaadata ja ikkagi ütleme see... Taldrikureegel. Jah, taldrikureegel just. Ja see peamine toit peab olema köögivili ja siis sinna kõrvale paned siis liha ja muid, ütleme siis, mis see meelepärane seal on, riis ja pasta ja kõik muud. Taldrikureegli järgi pool taldrikut siis peab olema just puu ja köögivilja. Võt sealt tuleb ilu. Ja mitte puuviljad, eks ju, vaid? Just nimelt, et köögivili pigem, sest et puuviljad on suhkur ja suhkur on ka iluhävitaja otses mõttes. Et ja, sest suhkur on nii paha asi, et tegelikult on. Kuigi teda on vaja meil, aga me kipume teda üle doseerima väga kergelt ja me saame teda igalt poolt. Ta tuleb kohe igalt poolt. Ta tuleb isegi kui sa ei taha, siis sa ei teagi, millega seda sisse sööd. Ja näiteks riis on samamoodi, seal on ka suhkur sees. Ütleme, ta muutub selle glükoosiks seal kehas, et keha jaoks ei ole vahet, kas sa sööd ära šokolaadi või sööd ära puuvilja. Nii et see on ainus vahe on siis see, et puuviljas saab midagi kasulikku ka. Nii et võt see on nagu see koht. Ja suhkur on jällegi, mis suhkur nahaga teeb, et suhkrumolekul armastab kollageeni kiu külge haarata ennast ja ta teeb selle ütleme, naha siis selliseks jäigaks, kaob ära selline mõnus vetrumine ja ta paneb naha rippuma. Ja nii et väga tähtis on see, et oleks ikkagi see toidulaud oleks pigem köögivili. Enne peegli ette minekut ja näojoogaga alustamist pean vee joomise korda saama, toitumise korda saama. Kas on veel midagi? Stress kindlasti, eks. Stressi maha saama, no see on ilmvõimatu ju. No, selles mõttes, et tänapäeval on nii palju variante olemas, et keda maandab, lihtsalt tuleb endale leida see meelepärane tegevus, et juba see, et kui kas või tiirmetsas käia ja kui ei olegi seda metsa aega minna, siis lihtsalt pane silmad korraks kinni ja lihtsalt ole, lihtsalt mediteeri. Et ka ütleme, erinevad variante on, kes mida tahab teha. Ja teinekord on vaja ka võtta endale diivanipäev otseses mõttes, et tappa ära kõik kanalid puldiga ja lihtsalt olla, et võtta see stressi maha, sest et sealt tuleb iluni, sest et kui me ei maga piisavalt, siis läheb jälle paigast ära. Ja kui need sellised baasasjad on paigas, siis on võimalik ikkagi väga teha imet näojoogaga. Et siis alles hakkame näojoogaga imet tegema. Just. Selles mõttes, et ikka tasub kohe teha seda harjutusi ja näojoogat kindlasti tasub teha, aga see ei taga seda jätkusuutlikku tulemust, kui ei ole baas paigas. Et võt ongi, et see on näha tegelikult inimesed, kes hoolitseb iseendast, et ta on kohe... No räägi, mis sa näed selle inimese näost, kes hoolitseb enda eest? Ta särab, ta näeb terve välja. Iga seas? Jah, absoluutselt. Vanusel ei ole sellega mitte midagi pistmist. Nii et ongi, ta kohe pakatab energiast, see energia on nagu juba kaugele näha ja nahk on kuidagi klaarim ja juuksed on alati ilusamad, nii imelikkusega ei ole, aga see mõjutab samamoodi ka juukseid, et kui me teame ju endal ka, et kui on ikkagi selline magamata öö olnud, aga kui neid magamata öid on olnud nädalaid juba, siis see mõjutab ikka väga välimust. Ja ma olen ise ka sellega maadelnud, et kus ma
oli väga stressirikas periood elus ja ma, ütleme seal, kaotasin kaalu. Mõnel inimesega sellised probleemid. Ma võtsin 5 kilo alla ikka mõne nädalaga. Kuidas see näos mõjus? Mul tuli kõik kortsud nähtavale, et ma ei teadnudki, et mul sellised kortsud üldse olemas on. Aga see oli täitsa üleöö ja see on võimalik niimoodi ja siis tagasi saada, nii et ma ütlen tänase päevani, et tagasi saada seda, nii et see on jätab sellise korraliku jälje tegelikult meile. Nii et aga jah, selline tuleb ikka enda eest hoolitseda. Ennast esikohale seada, võt seda naised ei tee. Ei tee, jah. Aga õpetame neid siis. Aga kui sa lähed peegli ette, mida sa seal näed? Ja mida sa siis kohe tegema hakkad või millele tähelepanu pöörad? Ütleme, kui räägime näiteks hommikurutiinist. Ja, just. Siis esimene asi, mida mina alati teen, on see, et ma külma veega pesen oma nägu. Et see on kohe niimoodi kraanist? Ja, mida külmem, seda parem. Siis teine ilunipp, mis minu jaoks on, et minu sõnum on ka, et nägu algab varvastest. Ja ma panen oma lümfid tööle. Ma väga soovitan teistel ka, et kui varjamist teha, et ikka üle keha ja võt sealt kaovad ära ka siis erinevad tursed näos ja paistatused. Ja see on juba näiteks ka jälle ilunipp, et kui keha on paigast ära, siis on ka nägu paigast ära. Siis ma venitan ennast. Lihtsalt nagu ringutad või? Teen seal täiesti tunnetuse järgi oma harjutusi, kuigi mul on energiameditsiinist võetud harjutusi ka. Ja siis kindlasti ma joon ära vähemalt 0,5 liitrit sooja vett. Kohe korraga? Niimoodi vaikselt ja lähen õue muru peale. Mul on see privileeg, et ma elan majas ja saan minna paljajalu õue muru peale. Aga mingi poole tunni jooksul saab see vesi seal joodud ja see miks meil on näiteks kõigile asjadel on tegelikult loogiline vastus olemas, et miks meil on paha maitse suus hommikul ärgates. Miks need bakterid seal suus on niimoodi suhu korjanud. Ja samamoodi on ka soolestiku korjanud, sest keha on näinud kurja vaeva sellega, et kõik need toksiinid niimoodi keele peale kokku korjata ja soolestiku kokku korjata ja meie peame need nüüd välja uhama endal. Et üks variant see loputada suud, et kes viitsib seal veel seda õliga teha, seda loputamist, mis oleks veel eriti hea. Mis õli see võiks olla? Ongi spetsiaalsed mingid kookosõlid või siis teed seal, hoiad seda suus 20 minutit, loksutad seda. Seda on päris kaua. Seda on kaua, jah. Nii et, keegi tahab rääkida, siis... Ja, nii et ei saagi. Aga jah, et see on nagu teine teema, aga jah, et vähemalt loputa see suu ära, pese hambad ära ja siis hakkama päevaga peale. Ja samamoodi on vaja soolestikust kõik see kokku korjatud toksiinid siis kehast välja saata. Mitte kohvi ei tee seda, aga puhas vesi. Aga kas kohvi juua võib? Ikka võib, aga see ei tohiks olla esimene asi päevas. Et ikkagi keha tahab puhast vett saada, millega ta siis saaks sooled puhtaks, et tal ei ole vaja seedida mitte midagi seal ja siis võib muid asju tegema hakata. Ja jälle, see on ka jälle üks ilunipp otseses mõttes. Sest et võib panna sinna sitrunit vee sisse, mis on ka hea, et aitab veel omakorda siis neid toksiine paremini välja viia. Ja et sellised ilunipid, et just soe võiks olla midagi. Mina oleks arvanud, et sa näiteks keelad ära miimika, et sa ei luba näiteks kulmu kortsutada või midagi, aga kas see on teema üldse või see ei ole teema? Miimika on kindlasti teema, kes ikkagi väga miimiline on, et siis tema tuleb kindlasti need kortsud kergemini ja tuleb jälgida seda, mis see nägu teeb. Ja selleks, et kes näiteks tahaks nagu jaole saada sellele, et on selline kulmukortsutaja või siis tõstab seda otsaisist kogu aeg ülesse, siis ma soovitan näiteks töölauale panna peegel ja vaadata, mida see nägu teeb seal. Ja et eriti siis, kui me kipume süvenema ka siis kirjutamisse või siis rääkimisse. Nii et me ise ei teagi, et sellised oleme. Ja, mina ei ütle, et meil kulmu vahel on kurjuse korts. Mina ütlen, see mõttejoon. Siis me mõtleme selle endale sinna, eks. Nii et tasub ennast jälgida ja loomulikult harjutusi teha, et sest see aitab väga hästi neid kortsukesi siluda.
aga tekitaja tuleb kõigepealt nagu jagu saada. Ja nüüd veel kiire küsimus, kuna meie aeg hakkab otsa saama, et kui kaua ma pean päevas seda näojoogat tegema, harjutusteni me praegu ei jõua üldse veel. Jaa, et tegelikult igale piirkonnale, otsaesine, silmad, põsed, suukael, sinna võiks teha vähemalt 1 minuti päevas. Ja juba see igale piirkonnale 1 minut. Jah, see annab ka juba mingi määral tulemust. Hea oleks teha muidugi 2 korda päevas, et teed hommikul õhtul näiteks ja juba ta annab mingi tulemuse, aga siis, kui tahad ikkagi nagu päriselt kordse siluda, siis oleks vaja teha programmi ja see programm on ikkagi ei ole palju, 20 minutit päevas. Ja seda siis, nii nagu kehatrenniga ikka, et ütleme seal 3 korda nädalas oleks selline baas, et oleks vaja teha. Aga jah, me ei jõudnud rääkida, et kust aega võtta, Tallinna inimesed, kes sõidavad palju. Seda me ei jõuagi ära rääkida. Teil on hommikud on väga head kohad. Olin isegi hommikul hommikus. Tean väga hästi seda. Ja seal võiks vabalt teha näojooga. Seal teha? Ja, tore. Raamatu lugemine, teleka vaatamine, nii et käed käima. Ja. Alguses õpid ikka ilusti peeglis selgeks, vaatad, et ei ole kuskil kortsu, aga me saame hakkama söögi tegemise ajal me oleme nii loovad, naised on nii tublid. Lähed kohvi laskma endale või vett võtma, et see aeg, kui see kohvimasin seal asjatab, siis jõuad juba hariduse ära teha. Nii et tuleb loovalt läheneda lihtsalt, et tegelikult. Nii, ja siis ma küsiksin sult sellise küsimuse, et mis on kõige hullem vanandaja, vanemaks tegija, et kas stress, näojooga mittetegemine või geenid? Mille sa esikohale seaksid? Kindlasti stressi. Stressi? Ja kindlasti stressi. Ja muidugi, mis on võib-olla see ka negatiivne sisekõne. Kui me iga päev vaatame otsa, et ma olen nii kole. Ja, siis see lähebki, süvendabki tegelikult. Ja stress, panen esikohale. Ja siis see kõige leebem? Teine oli... Geenid olid ja näojooga mittetegemine. See geenid ei aita meid, kui me ise ilusti normaalset elu ei ela. Nii et geenidele me ei peaks üldse mõtlema? Ei, mitte mingil juhul ei pea. Aga näojoogat võiks teha? Ja, sest kõik inimesed on ilusad. Igaüks on oma moodi. Nii et sellist asja ei ole. Kõigil on head geenid. Kindlasti. Aitäh, ilujooga treener Kaidi Hunt, see oli väga inspireeriv vestlus ja siia lõppu loen ma iluune meditatsiooni, mida kõik võivad jääda kuulama, aga enne veel ütlen ära, et meie podcasti varasemaid lugusid saate vaadata Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu on paberväljaanne, mis ilmub igakuiselt ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige Ajakiri Tiiu üles Facebookist. Pakun sulle selle teema lõpetuseks väikese visualiseerimise, mis aitab enne magama minekut lõõgastuda nii näolihastel kui ka mõtetel. See on väike iluune mõtterännak. Sea end mõnusalt pikali. Siruta end veel korra, enne kui lased kehal päriselt lõdvestuda. Tunne, kuidas su keha toetub madratsile ja pea padjale. Sa oled hoitud. Sul ei ole praegu midagi vaja teha. Mitte kuhugi minna. Lihtsalt olla. Hinga aeglaselt sisse ja välja. Veel kord. Sügav sisse hingamine ja pikk välja hingamine. Luba hingamisel muutuda järjest rahulikumaks. Iga hingetõmme viib sind sammukese lähemale öisele puhkusele. Too nüüd tähelepanu oma näole. Su silmad on suletud ja nende ümber on pehme vaikus. Kujutle, et su lauba kohal hõljub kuldne ja soe valgus. See liigub õrnalt üle su lauba, pehmendab ja silub iga väiksegi pinge. Otsaesine on sile.
kulmud vajuvad kergelt allapoole. Nüüd liigub see soe valgus üle põskede. Huuled on koos, õrnalt, mitte pingega. Lase keelel suulae küljest lahti vajuda. Lihased lõua ümber, keele all ja suu ümbruses muutuvad pehmeks ja lõdvestunuks. Sinu nägu puhkab. Sinu nägu hingab. Hinga sügavalt sisse ja koos sellega täitud sa värskuse, rahu ja pehmusega. Hinga välja ja koos sellega vabastad end kõigest, mida sa ei vaja. Väsimusest, muremõtetest, päevastest emotsioonidest. Need kõik lahkuvad tasakesi ja vaikselt. Kujutle nüüd, et su nägu on nagu aed. Päeval avatud, päikesele vastu astumas, elu täis. Aga õhtul pimeduse saabudes muutub siin vaikseks. Lilled sulgevad end. Nii saab ka sinu nägu hakata rahunema, uuenema, noorenema. Just öösel, just vaikuses toimub tõeline taastumine. Ja sina lubad sellel kõigel toimuda. Su nahk on pehme. Su silmad on suletud. Su hingamine on rahulik. Võib-olla tunned juba kerget soojust näos. See on märk, et energia hakkab vaikselt liikuma. Lihased lõõgastuvad ja keha lubab endal taastuda. Nüüd kujutle, et sa kõnnid palja jalu mööda sooja, pehmet aiamulda. On sumedalt hämar. Õhk on soe. Kõik ümberringi on vaikne. Iga sammuga tunned, kuidas su keha muutub kergemaks. Mõtted muutuvad vaiksemaks. Su sees tekib tunne, et sind hoitakse. Et sa oled toetatud just sellisena, nagu oled. Sa oled ilus, mitte seepärast, mida sa teed või kuidas sa välja näed, vaid seepärast, et sa oled sina ise. Rahus, tasakaalus, puhkuses. Just see rahu ongi sinu suurim ilu. Nüüd jääb üle vaid lubada endal puhata. Luba unel tulla. Kui mõtted veel uitavad ringi, siis kujutle, et need on pilved kevad taevas. Nad tulevad ja liiguvad edasi. Sa ei pea neid kinni hoidma. Iga hingetõmme viib sind sügavamale rahusse. Su uni on sügav ja rahustav. Ja kui sa ärkad, siis on su nägu värske, keha puhanud ja meel helge. Kõik on hästi.